Tere! Selles videos näitan põhiliste arvuvormingute kasutamist. Arvuvorminguid saab muuta, kui valida soovitud lünk või lüngad, vajutada paremat hiireklahvi ja siit valida vorminda lahtreid. Siin näeme päris paljusid variante. Lahtreid saab vormindada muuhulgas arvuliseks, kuupäevaliseks, protsentuaalseks ja kohandatult ehk siis endale sobivalt. Esiteks vaatamegi siis arvulisi vorminguid. See tähendab, et lahtrisse on kirjutatud arv ning Excel suudab neid kasutades teha matemaatilisi tehteid. Et nõnda lahtrit vormindada, tuleb siit tulbast valida variant arv, mul on see number, ja siit saame valida kõigepealt, mitu komakohta arvule järgneb. Kuna mul on siin arv praegu esimene on 15,99, siis kui ma need komakohad ära võtan, siis ta ümardab automaatselt nii, nagu õige on. Ja nagu näha, siis see ümardas ilusti ära. Teine variant on kuupäevaline vorming. Seda vormingut kasutades saab Excel aru, et tegemist on kuupäevaga ja laseb seda igatepidi väljastada. Ehk siis me saame siit ise valida, kuidas, kas me tahame kirjutada niimoodi, et kuu on eraldi välja kirjutatuna või numbriga või me saame isegi nädala päeva siia sisse võtta. Ehk siis Excel on selle jaoks piisavalt tark. Ja samuti saab seda vormingut kasutades arvutada kuupäevade vahesid, näiteks inimeste vanust. No ütleme, et me tahame, siis jätame siia 6 sisse. Kolmas variant on protsendiline vorming, mille saab valida samamoodi vorminda lahtreid ning siit võtta siit see protsendi variant. Ja siin juures tasub teada, et arv 1 tähendab Exceli jaoks 100%, seega 0,5 on 50%, 0,3 30% ja nii edasi. Ja samuti siin saame ka valida komakohti. No kuna mul on nii väiksed arvud, siis mul pole vahet, ma võtan need komakohad ära. Ja nagu näha, siis ta teeb need ilusti protsentideks. Viimane ja tõenäoliselt kõige tähtsam variant on kohandatud arvuvormingute valimine. Ja kui me soovime lisada arvule vaikimisühikuid, nagu näiteks sentimeetrid, kilogrammid, eurod, kilomeetrid, mis iganes, siis saab seda teha siit samast. Ehk siis siit tuleb valida see kohandatud variant. Ja esialgu see võib-olla tundub keeruline, aga tegelikult on seda väga lihtne kasutada. Kõige lihtsam ongi siis võtta siit valikust see variant nulliga või 0,00-ga, sõltub, kuidas need komakohtasid soovite. Ja sinna järele lisada soovitud ühikud. Näiteks kui ma tahan teha need kilogrammideks, siis ma kirjutan siia kg. Aga nüüd on selline asi, et alati ta ei taha väljastada neid ühikuid, mis ma järele kirjutan. Aga seda on väga lihtne parandada. See, mis välja ei tule, selle ette paneme tagurpidi kaldkriipsu. Ja nüüd, kui ma kirjutan siia G, siis ta ilusti kirjutab selle välja ka. Samamoodi, kui me tahame siia panna kilomeetrid, siis ka M, näete jällegi M ei taha kirjutada. Saan panna siia tagurpidi kaldkriips vahele ja ilusti töötab. Kui ma tahan siia kirjutada eurot, siis see töötab ka niisama. Sentimeetrid, jällegi M ei taha kirjutada. Kirjutan nõnda. Ja ülal näidises on kirjas alati, et kuidas seda lõplikult teab, et selle järgi siis saabki vaadata, kui kõik on õige, siis näiteks kui ma tahangi jätta sentimeetrit, siis ma vajutan OK-d ja näete, ilusti tuli see ühik taha. Ja kui ma nüüd teen tehteid, näiteks kirjutan siia võrdub C plus C, suvalised arvud, siis ta võtab ka kokkuvõttest, kirjutab vastusele ühikud järgi. Aitäh vaatamast ja toimetage mõnusasti!